näitan nüüd ära harjutused kaela tugevdamiseks ja suurendamiseks. Lähed maha. Selg on vastu maad, jalad vastu maad. Võeled kõõrdatud. Tõstad üles, lähed ennast natuke ülesse. Ja esimene harjutus läheb siis niimoodi, et hakkad pead keerama oma õla suunas. Ja teeme seda 15 korda. Ja pea toome tagasi keskele, mitte niimoodi, mitte nii, vaid niimoodi. Nüüd teisel poole, 15 korda. Nii. Järgmine. Tõstame pead, laseme pea alla ja tõstame ülesse. 5 korda. Siin lõuga jälle ülesse. Hoidan natukene sisse poole. Mitte nii, vaid nii. Järgmine harjutus. Vaatan oma paremat õlga. Keeran nii 1. Teisel poole. Viga, mida välti on siis, et vaatad siia, siis keerad niimoodi. Nüüd me keerame pea keskele. Ühele poole, keskele. Kontrollitad. Teise poole samamoodi. Vaatad õlga, tõstad keskele. Õlga, keskele. See on siis üks harjutuste seeria. Kokku teeme läbi seda 3 korda või 4 korda. Algul teeme 3 korda 15 näiteks. Ja mida nädal hiljem seda rohkem suudad teha, siis liigume juba 4 korda 20, 4 korda 30 peale. Järgmine viis, kuidas kaela treenida on niimoodi, et võtad mingi pingi, kas jõusaalis või kodus, aias, iganes. Lähed siia peale ja hakkad oma pead kõverdama. Samas hoiad lõua sees, mitte lõuga niimoodi, vaid lõuga natuke sees ja lähed. Ja teeme jälle kuskil 5 korda 20, 4 korda 20, kuidas jõuad. Aegast alla ja aegast ülesse. Kui see on tehtud, siis teeme seda teistpidi. Aegast alla ja üles. Ja proovime lõua hoida natuke sees pool. Mitte niimoodi, vaid sees. Ja aeglaselt kontrollitult.
siis läheme külje peale. See on väga imelik harjutus, et kui seda jõusaalis teed, siis on kindel, et kõik inimesed vaatavad, mida see inimene teeb. Oled niimoodi ja sama loogika. Hakkad tõstma kaela. Pead. Ja kui see on tehtud, siis teeme ka teistpidi. Ja kui sellest kõigest on vähe, et raimaus on liiga lihtne, siis kui sa oled juba kuskil äkki 6 aega niimoodi harjutanud, siis liigume raskuste peale. Alustad siis 2 kilost, 3 kilost, mida iganes. Praegu mul siin on näiteks 6 kilone. Lihtsalt paned selle endale, hoiad seda siin otsa ees ja hakkad aeglaselt tegema. Ja siin pane tähele seda, et sa ei hakka kätega üles tõstma seda. Sest tahtmata käed tahavad hakata kaasa tegema, aga tegelikult peaks olema töös su pea, kael. Siin üks nippe, mida sa võid teha, su peal ei oleks ebamugav, võid võtta väikse rätiku või särgi, panna see siia peale, siis on sulle väike pehmendus nii-öelda. Ja näitan ka teistpidi seda. Laskus peale ja rahulikult. Ja niimoodi teeme ka külje pealt. Ja kui ka see on tehtud, siis veel üks variante, kuidas kaetreen on sellise spetsiaalse asjaga. Jah, see näeb välja nagu keskaegne mingisugune piinamisaparaat. Aga tegelikult see on kaela treenimiseks. Selline spetsiaalne asi, ma ei tea, kus eestiga nimetus on, inglise keeles nimetaks neck harnessiks. Selline asi. Võite siit lahti. Loogika on siis selline, et on sul niimoodi peas ja siia hakkad lihtsalt plaate panema. Näitan sulle kohe järgi. Selle sama 6 kilose. Kui sa sellega alustad, siis kindlasti pane algul väiksed raskused, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Et ära hakka kohe 15-20 kilo panema, et pärast sul on ainult üks kaela selle elu jooksul. Päris kindlasti ei taha seda vigastada. Aga see käib siis niimoodi. Asend ja hakkad lihtsalt üles vaatama. Ka rahulikult, kontrollitult. Selg on kergelt nõgus, selg ei ole niimoodi. Ei ole pinges, vaid siit nõgus. See on hea asi, mida osta endale koju, kui sa ei taha jõusaalis imelikke pilke, kui sa siin niimoodi pingi peal neid harjutusi teed. Või kui sa sellega lähed jõusaalis, see on päris kindel, et kõik vaatavad sind. Kui sa tahad jõusaalis staar olla, siis võtta see ja hakka sellega niimoodi viskama raskusi peale. Garanteeritud, et kõik inimesed vaatavad, mida see inimene teeb. Aga sellega siis on niimoodi, et
alusta väikeste raskustega, ära pane kohe mingi 15, 20, 30, mis iganes kilo. Et alusta 2 kiloga, 5 kiloga, 6 kiloga. Pingi peal hakka algul tegema ilma raskusteta, siis kui tunned, et kael on juba piisavalt tugev, siis lisaraskusi pane 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, et ära hakka siia retsid panema. Ja pea meeles, et alusta kaelatreeningut ettevaatlikult algul ilma raskusteta. Hiljem, kui sa tunned vajadust raskusi lisada, siis alles lisa. Ja hoia kordused suhteliselt suured, ilma raskusteta tehes siis kindlasti kuskil 15-20 korduse vahel ja kuskil 3, 4 kuni 5 seeriat. Nii, praegu näitan sulle raskusega. Et sellist, siin on praegu 16 kilo peal. Ta näeb päris friiki välja, kui sa hakkad harjutusi tegema. Et on hea, kui on kodus selline. Siis kujuta ette, sa käid jõusaalis sellega ringi. Tervist! Ja see on mul AliExpressist, vaata see kisub veits vilte ka mul. Vaata, milline sa välja näed. Mis sa arvad, mitu pilkust saad, kus jõusaalis niimoodi käida. Tervist, ma niisama tulin siia. Aga näitan sulle enda harjutusi, selline kergelt nõgus. Ja tõstad kaela, tõstad pead üles, alla, üles, alla, rahulikult. Nüüd see harjutus ja harjutus, mis ma enne näitasin sulle maas ja ka selle pingi peal, siis praegu ei näe. Pingi peal harjutused, need on kõvasti ohutumad kui näiteks maadluses kasutatavad inglise keeles neck bridge. Ehk siis oled nagu silla asendis, aga sa oled pea peal. Inimesed on neid maadlejas nii tegemas või siis Mike Tyson, otsi pane YouTube'i Mike Tyson neck bridge, seal sa näed. Et need on päris ohtlikud, su pea on vastu matti. Ja see liigutus, see paneb sulle päris suured pinged siia kaela peale, et Mike Tysonil tänu sellele ilmselt on käinud, ma võin praegu eksida, kas 2-3 korda kaelaoperatsioonile. Ja maadlejatel on sellega probleeme olnud, et ära riski sellega, et pigem tee ilma raskusteta maas. Seda esimest asja, mis ma näitasin sulle, siis tee pingi peal ja kui tunned, et tunned huvi, et tahad sellist psühhopaatset asja lasta, siis telli see endale ja hakka sellega tegema. Aga ära tee neid neck bridge, eesti keeles siis kaelasildasid. Ja miks üldse kaela treenida? Kaela just treenivad eriti võitluskunstide harrastajad, näiteks maadlejad, MMA-s ja boksis on siis vigastuste vältimiseks või kui keegi lööb sind, et sa ei kuku nii kiiresti knockouti. Kui sul on küsimusi kaela treenimise kohta, siis kirjuta mulle. Tšau praegu!